like a diamond. Jällegi, ma olen nagu King Kong. Ma alati olen tundnud, et ma olen nagu King Kong, kui ma kellegi kõrval olen. Kuule, ma mõtlen, et sul on nii ilus, kui ma tahaks ka praegu kimonot selga. Aga pane, ma annan sulle. Et mees vaatas nagu, kus sa need said? Või nagu, mis see on koduriidud? Need ostati kõik ära korra. Päriselt või? Kas te näete mind? Jah. Ma tulen siia taha. Tead, mis mulle meeldib selle haru puhul hästi palju, mida sa ei tea tegelikult? Nii, ma huviga kuulan. Mis on see toode, mida sa võiks öelda, et see sobib absoluutselt igale kehatüübile, igale karakterile? Igav. Ja, et just kui ei olegi väga palju. Jumal igav. Shine bright like a diamond. Kes veel aru ei saa, siis ma olen Haru House'is ja nüüd tuuakse mingit kaupa. Mulle nii meeldib see orgaaniline elu. Mulle tundub, et see must on klassika. No must on klassika, jah. Sest tegelikult see, mis sul seljas on, see virsik või rosa, see on nii minu värv, aga kui ma mõtlen igapäevaselt kanda. Minul on selle roosaga kogu aeg mõtlenud, oota, siia ma ei saa seda panna, siis ma pean selle alumise osa ära vahetama. Must sobib siia peaaegu hästi. Must sobib siia. Oota, kus taskud on? Nii palju juua tuuakse sulle. Sa oled ikka väga jänune, ma vaatan. Kusjuures ma praegu ise mõtlesin kohta, mis toimub. Nii. Meil tuleb siin 10. mail pop-up üritus. Et see siin õues meil mängivad DJ-d muusikat ja siuke suur. 10. mai. 10. mai. Nii et joogid juba tulevad. Väga head joogid on, ma peaks ütlema, aga ma ütlen, mis siin on. Nii, Kristiine. Nii tore, et sa tulid. Ma ei saa öelda, et aitäh, et sa mind kutsusid. Sellepärast, et ma kutsusin ennast ise. Aga samas on nii äge, et sa valisid mind Haru modelliks. Ja siinkohal ma ütlengi, et mulle nii meeldib see, et see on selle mõttes tavalisele naisele. Aga tavaline naine ei tähenda, et ta on tavaline, vaid see tähendab, et ta on ükskõik mis suuruses. On ju selles mõttes, et siin saab XS endale tegelikult ägedad riided ja minusugune, kes on tegelikult normaalne. Ma tahaks öelda. Sa oled väga normaalne, sa oled naiselik. Aitäh. Sa oled selle Haru House'i, ma tean, et sa teed selle hästi suureks, rahvusvaheliseks, see on Siililegi selge, on ju. Ja mul tuleb jälle külmavärined, kui sa räägid. Nii, aga kui me nüüd, selles mõttes mulle nii meeldib, et mingid sellised personaalsed asjad, et ütleme, need rõivad siin on loodud hingega, neid saavad kõik nii-öelda kasutada, osta, aga see, kui keegi ma ei oskagi öelda, et kas ta tahab ennast mitte üllatada ka, aga me räägime ikkagi sellest, miks ma siia tulin, me tahan nagu teada rohkem sellest personaalse stiili nõustamisest, sellepärast, et see on sinu background. Aga mis see siis nagu, mis selle sisu on? Kuidas ma ei ole kunagi käinud stiili nõustamisel. Kui ma tulen sulle siia sisse, sa ei tea must mitte midagi, tee minuga siis midagi. Mis sa siis teed? See ongi hästi huvitavate, kuidas sa ise kasvad ja arened kogu aeg. Et see, kust ma alustasin siis 10 aastat tagasi, kus ma sain inimesega kokku kaubanduskeskuses ja kuidas ma iga kord tajusin seda, et see võõras inimene tuleb, me saame seal kaubanduskeskuse ukse juures kokku ja ma tunnen seda sellist nagu natuke kaitsebarjääri inimesest, sest tema jaoks on see, et mis nüüd saama hakkab, kas see oli ikka õige otsus, on ju? Ja siis on alati selline, et ma tahaks nii väga öelda, et kuule, istume kõigepealt maha, võtame selle tassi kohvi või teed, räägime, suhtlema, aga samas kaubanduskeskus on natuke nagu virvar toimumas. Ja siis on kohe, et nii, lähme nüüd poodides, lähme asja kallale. Ja tegelikult on see, et ma protsessi käigus näen, et inimene läheb särama, aga ma alati tunnen, et ma tahaks nagu veel sügavamale minna. Ja sellest tekkiski see mõte, et see enda haru, mis ma siia loonud olen, need riided, et see on nagu nii igale naisele, igale kehale, et ma kutsuks ta siia, et see on hästi personaalne. Siin ei ole seda virvarri, siin ei ole teisi inimesi. Ta astub siit uksest sisse, mul on juba siin see laud kaetud, ma valan talle teed, me istume, me jutustame. Viimane kord oligi nüüd paar päeva tagasi. Mul tuli naisterahvas siia, me istusime maha ja ma vaatasin pärast, et me kõigepealt 50 minutit ainult rääkisime. Ja ta ütles mulle, et see on nagu teraapia, et see ei olnud lihtsalt, ma ei olnud valmis, et see on nagu nii sügav. Me istusime, me alustasime sellest, et mis on tema harjumused,
küsisin hästi suunava küsimuse, et mis tunne sul on, kui sa peeglisse vaatad, et kuidas sa ise ennast näod? Oota, ma kohe vaatan korraks ka ennast peeglisse. Oota, ma ikka see juuksed ja siis ma sätin ja siis nagu, ei no ikka tead, kilod on natukene liiga üle ja see on see kõne, mis meil räägime, see on ehe praegu päriselt. Ja see ongi see, mis need naisterahvad tulevad siia samamoodi, et nad ütlevad, et ma olen selline, siis mul on need puusad liiga laiad, mulle ei meeldi, et väike rind, suur rind, kõik need asjad. Täpselt ja siis ta räägib mulle kõik ära ja siis ma kuulan, see on täitsa ootuspärane, et kõik tulevad nende hinnangutega iseenda osas on hästi kriitilised ja siis ma teen nagu mingisuguse switchi neist, sest ma hakkan neile rääkima, aga vaata, sinu tugevuseks on see, sinu tugevuseks on see. Sa hakkad peegeldama talle. Ma hakkan peegeldama talle ja siis ta ütleb, issand, ma pole üldse selle peale mõelnudki. Ja siis ma tunnen, et inimene läheb nii lahti. Ta on see, mis ta alguses tuleb, siis ta on nii lahti. Ta hakkab ise mulle nii palju oma elulugu jutustama. Ta räägib, kes ta on, mis ta teeb ja mul on nagu see, et jess. Said ta kätte? Nüüd ma sain ta kätte ja tead, sealt on nii hea üle minna sellele, et ma alguses räägin talle, et tegelikult sulle sellised lõiked väga hästi ei sobi, et pigem on see, et tee oma jalgu pikemaks. Me tahame ikka, et me jalad oleksid näiteks pikemad, mitte see, et me rõhutame, et ülakeha oleks pikem. Siis ma räägin, millised värvitoonid pigem sobivad, mis mitte ja siis me lähmegi siis selle praktilise poole juurde, kus ma hakkan siis kõik erinevaid riideid talle tooma. Ma näitan talle praktiliselt ära, et näiteks see värvitoon, mis ma ütlesin, pigem ei sobi, alustan sellest ja siis ma panen talle juurde, et see, mis ma ütlesin, et see sobib ja tal on endal, issand, kui huvitav, et see kohe lööb mind särama, et ma poleks üldse osanud niimoodi näha. Ja lõpuks on see, et me oleme siin 2,5 tundi nagu sõbrannaga aega veetnud. Ta läheb ära, ütleb niimoodi, et appi, kui palju valikuid on see, et ma ostan 5 riideeset, aga ma saan neid nagu kõiki nii erinevalt kanda. Ma võin sellega minna tööle, ma võin õhtul minna kontserdile, peole. Kontsaga, tossuga. Ja, täpselt, et ta saab siit tegelikult nagu nii palju. Ja mis ma nüüd viimane kord tegin on see, et ta läks ära, ütles, et issand, kui palju infot ma tegelikult saan ja see on nii vägev. Aga et mul on natuke juba süke, et mida ma ostan, kust ma alustan ja siis ma ütlesin, et rahu. Mine siit ära nii, et sa ei ostagi võib-olla praegu ühtegi asja. Mis kummitama jääb, võib-olla on see, mis siin tegelikult... Just, et nüüd nagu lase korraks settida ja siis ma tegin talle sellise, ma ütlesin ka, et see on kodukootud, ma ei ole väga hea mingi PowerPointi esitaja. Ma tegin talle sellise nagu faili, kus ma panin piltidena juurde, millised värvitoonid talle sobivad. Ma kirjeldasin ta keha kuju, näiteks viimane kord oligi, et täielik selline liivakell, tegelikult on võimalusi palju ja rääkisin, et kasuta selliseid nippe, neid lõikeid ja tegin siis nagu terviku kokku. Ja siis panin lingid juurde, et mis me proovisime, et mis suurused talle sobivad, mis värvid talle sobivad, et see on kõik tal nagu meilis olemas. Et ma ei tea, kas või pool aastat hiljem, kui ta tahab mõelda, siis ta saab tegelikult selle kätte. Ja see ei ole selline nagu lihtsalt, et nagu Excel, vaid seal on see nagu, mina teen kõike läbi selle tunde emotsiooni ja siis ta kirjutas mulle vastu, et isegi seda meili lugedes mul on niimoodi, et mul on nii tugev emotsioon. Et see on selline tervikpilt. Mis sinu jaoks üldse tähendab riietumine? Minu jaoks on riietumine palju enamat kui lihtsalt. Ma panen ennast riidesse, see on see tunne, et kui ma hommikul lähen välja, siis need riided toetavad seda minu enesetunnet, et ma vaatan peeglisse, ma tunnen ennast hästi. Ja see stiilinõustumine samamoodi, et see ei ole ainult see, et ma ütlen, et pane riided selga ja siis sa oled ilus, vaid see tuleb sul seest poolt, et see toetab seda sinu teekonda, kus sa oled ja kes sina oled isiksusena. Ma laiendan seda veel sellisel viisil enda moodi, et vaata, kui ma ei kasuta sind või ütlegi kedagi teist ja ma lähen kuhugi poodi, nagu ikka need masstooted on ja kõik on nagu ühe vitsaga löödud, siis ta ütles sulle ka, et nagu, ma ei taha, et mulle vastu jalutaks keegi samasuguse mingi masttootega, aga kui ma kasutan Eesti disaini, mis on päriselt nagu nii-öelda ma tahaks öelda peaaegu põlve otsas tehtud, siis see on nagu ühtekuuluvustunne. See on nii teistmoodi. Ja kui ma nüüd lähen, kui ma ei tea, et on olemas sellised võimalused, siis ma tegelikult lähen ennast kordama. Ma võtan ikka selle turvalise musta või valge, samat laadi teksad, ehk siis ma ei muutu. Aga kui ma tahan ikkagi ennast kuskile
kõrgustesse nii-öelda tõsta, siis on mul vaja kõrvalist abi, kes näitaks mulle vaata, mis võimalused on. Et me oleme ühtemoodi harjunud ennast nägema, siis keegi teine annab sulle täitsa teised tööriistad. Just. Ja see on nagu selline meeli avav, on ju. Et vau. Mul on see kananahk pea sellest jutust. Okei, aga lähme siis praktilise poole peale. Kui ma siin vaatan, nii-öelda tuleks siia tuppa ja vaataks riided, okei, igav. Ja, noh, et just kui ei olegi väga palju. Jumal igav. Ja, ma saan aru. Aga teeme huvitavaks. Et ma saan aru, praegu on küll vähe kaupa, uus kaup tuleb. On tulemas, suurte uuendustega. Siis mis on sinu jaoks, ütleme, kui sa oled nii selle hinge endale siia sisse pannud, mis on see toode, mida sa võiks öelda, et see sobib absoluutselt igale kehatüübile, igale karakterile, et see on selline toode, mis võiks igal naisel rippuda nii-öelda kapis ja mida ta kasutaks võib-olla tõesti nädalas vähemalt 3-4 korda. See vastus on juba siin seljas. Jah, sest mul oli esimene see oot, et ma tahaks midagi selge, mis natuke kuidagi ka. Ma saan aru, et ma peidan enda mingit ebakindlust. Ma saan aru. Aga kui see asi näeb nagu hea välja. Sa tunned ennast ju hästi selles. Täpselt. Ja see on hea materjal, on ju. Nüüd, kui mul seda ei oleks, ma ikka mõtleks, oota, kas siit on natuke siit üle midagi või äkki on särk pahasti tagant või mis iganes on. Et see omamoodi annab sellise, ma ei pea selle peale mõtlema, on ju. Ma olen nõus, et see kimono võib-olla mõni ütlebki, et see kimono on, et sa paned nagu poti selga, on ja, et peidad ennast ära. Aga minu jaoks näete see, et ei, sa saad seda täiustada kas või see, et kas sa kannad ilma vööta või sa kannad vööga, kas sa kannad seda kleidiga. Kleidina tähendab ja paned omale konsakingad juurde või sa paned siia tossud, teksad, oled igapäevane, et see nagu kandmisvõimalusi on nii palju. Kuule, siin ei olegi neid sangasid, vaata. Siin ei ole neid Jumal tänatud. Sest muidu on see, et sa võtad ära ja siis nagu hommiku mantel. Ja. Aga sa saadki nagu mantlina ka seda kanda. Lihtsalt, kui ma igal pool näen seda kuskil sotsiaalmeedias kellelgi seljas, mõtlesin, issand, kui kõusi või kuidagi, see on nagu teine nahk või teine nagu mingi osa sinust, on ju. Et hästi äge. Ja samas on ka lühikesed kimonad, on ju, et see on ka vastavalt kehatüübile, et mõnele ma just ütlengi, et sinule nii sobib see lühike kimono, et sa ei peagi ennast juba nii palju ära katma. Mis sa mulle ütleksid siis? Sinu selles ma kohe nägin seda pikka kimonot. Mitte, et ma ütleks, et ma välistan selle ära, aga sinu, võtta mõne naise puhul on kohe see, et sulle kindlalt sobib see või see teine, et sinu puhul on küsimust polegi. Ma paneks sulle haki, pika kimono, roosa pika kimono ja musta pika kimono. Ma kannan kõik välja. Ja isegi telliskivi punase, seda me proovisime hommikumantlina ja see kohe andis siukse karakteri. See kimono on ikkagi selline nagu võluese minu arust. Paned selga ja see annab täiesti teise. Aga miks sa ei teinud nagu, miks sa tegid sellised varrukad? Miks sellised varrukad? See on nii nagu, mingis mõttes mõtled, et oota, kus on varrukad on? Jaa, aga samas on see, et kui me ju katsetasime ka, kui sa tegid täitsa pika, siis oli kuidagi nagu siuke kotakas. Nii kui sa tegid sellise nagu 3/4, siis mingi selline, ma ei tea, voolujoonelisus ja selline liikuvus tekkis ja mingi efekt kohe juures, et just kui väike asi, aga sa katsetadki läbi ja siis sa leiad läbi selle, et see on see. Ja selle varukaga täpselt tekkis, et see on see. Kui meil oli pildistamine, siis ma sain selga, ma kohe näitan teile ka, vähed hästi ägedad linased püksid, mis on uus toode. Ja siis mõtlesin, issa, ma tunnen nagu printsess Diana ennast sellepärast, see on täiesti see kuidagi seda nagu tõstab, et ta ei ole lihtsalt mingi nagu püks sul jalas, vaid ta on iseloomuga. Ja ta nagu kuidagi pani mind teistmoodi tundma. Ja see on hea tunne. Tead, mis nende pükstega on? No, häbi müüdud. Kusjuures need ostati kõik ära korra. Päriselt või? Ja see on mingi huvitav asi, et mingitest toodetest saavad nagu sellised nagu top 1 tooted ja me teeme neid suurtes kogustes ja siis sa müüd järsku kuu ajaga nagu need kõik ära, sa teed, ma ei tea, 200 püksi ja siis on kuu ajaga, et oi, nüüd on ära ostetud. Nende pükstega on see, et need on väga hästi peale läinud, need tulevad meil 2 nädala pärast suur kogus uuesti ja need on püksid tõesti, need naised käivad täiesti erinevas kehatüübis ja ma vaatan ikka, vau. On ju, minu meelest oli ka, see on nagu nii õnnestunud. Ma ei tea, kui kaua üldse sa nagu sellise loomisega tegeled, et see püks saaks täpselt selline nagu on vaja. See protsess võtab aega. Ütlen sulle ausalt, see on lõputu.
sest nende pükstega on see, et näiteks eelmine suvi tegime nad valmis, nüüd see uus laar jälle, mis me tegime, juba natuke muutsime. Ilmselt klient ei saaks aru, mida me muutnud oleme, aga vaata, endal on see pisike detail, et kuule, aga see volt võiks mingi sentimeeter tegelikult nagu siia poole minna, siis oleks nagu eriti nagu efektne. Ja enda jaoks on see, et super, nüüd on veel parem. Ja samas, kui ei olegi, kimonaga samamoodi, et no me justkui valmis saanud, aga kogu aeg mõtled, kuule, aga nüüd võiks selle sisevoodri teise värvi panna. Roosad palun. No igasugust asja sa kogu aeg arendad, et igat asja sa kogu aeg arendad, aga muidu ütleme see algprotsess on tavaliselt siuke 2 kuud. See ei ole nii, et sa teed ühe valmis ja siis nüüd on tehtud. Sa näed ikka, et kuule, siit võiks parem olla, siit võiks parem, et me tahame seda ideaalset asja. Ja samas aasta pärast juba märkad, kuule, aga ikkagi tegelikult selle teeks natuke teistmoodi. See on see, nagu Urmas Ott kunagi ütles, et telesaade ei saa mitte kunagi valmis, vaid ta läheb eetrisse, nii on täpselt samamoodi, püksid ei saa kunagi valmis, vaid kogu aeg saab muuta seda. Ma ise olen ju ka väikese lapse ema, sul on 3 last ja minu meelest need riided, vähemalt kui ma peale vaatan, siis on nad nii mugavad kodus. Ma olen hästi suur selline koduriiete fänn, et ma lähen tegelikult koju, ma vaatan riided ära. Et mul on täiesti nagu, mitte kollektsioon, aga mingid riided, mida ma kannangi hästi palju kodus. Ja mulle tundub, kusjuures ma eile just kandsin seda rohelist püksi ja seda kodus. Ma vaatasin pildi pealt, ja siis mees vaatas nagu, kus sa need said? Või nagu, see on koduriided. Et tal oli nagu, sa oled selline nagu, et ehk siis nagu teistsugune ja see on nii äge, et mitte midagi ei muutu, kui me mitte midagi ei muuda, et ennast natuke nagu välja avardada. Just, et selleks tuleb ikkagi kanda mingid teistsugused riided. See kleit, seda ma nägin sellel Meljul. See oli T-särk kleit, No see on nagu, mis mõttes? Ükskõik, mis ilm on. Ja, sa paned selga. Ja paned selle näiteks peale, on ju. Kombineerid. Kui sa küsid, mida ma räägin, siis tõesti see on nii, et ka stiilinõustamistel ma saan kõiki neid riideid kombineerida. Absoluutselt. Ja ma ütlen tõesti, siin ei ole erandeid. Isegi... Aga sa ei loo nagu selle eesmärgiga, vaid see lihtsalt on nii. See tuleb nii. Ja, et ma loomulikult ei mõtle kord, et ma tahan, et see kõige sobib, aga sa hakkad proovima ja vaatad, et aga see läheb sellega. Et mu abikaasa Virko, kellega me koostöö teeme, siis ta just eile ütles, et ma vaatasin nagu su stanget ja sul ei olegi põhimõtteliselt enam mitte ühtegi teist riiet. Ja ta ütles, et ma näen iga päevas, et sul on kogu aeg haru seljas ja sa kombineerid neid lihtsalt hästi erinevalt ja mul on ikka nagu nii palju võimalusi ja valikuid. Ja kõik on ju väga looduslik, see on meie suur väärtus, just, et see on orgaaniline, nad on hingavad, nad tekitavad see tunde, et need riided hoiavad mind. Mul ei ole nendes nagu ebameeldiv olla, et ma ei kanna seda plastikust tehtud riietust, millega ma tunnen, et ma hakkan nüüd higistama, kas keegi näeb, mul on endal halb olla, et see hoituse tunne. Ja seda on suuremad ka, see on nüüd XS by the way. On jah. Aga ei ole. On küll, meil on neid kleite tegelikult, meil on nii rohelist, musta kui ka beeži. Siin on need hommikumantlid, on siin on hommikumantlid, jah. Ja siin on mingid püksid. See on teistsugune. Ei, see on sama. See nüüd sellest nii-öelda eelmisest kollektsioonist, aga see on hästi suur suurus. See on suur, ja. See on veel see üksik, mis siin alles on. Kas sa tahaksid seda kleiti proovida, see tookord ei saanud? Ja, musta. Aga ma arvan, mulle läheb, ma ei teagi, mis värv mulle läheb. Hea. Magic. Jah. See on päris pikk ka, kus üles. Ehk siis see ka või võõrta. Taskuid ei ole? Taskuid ei ole, sellepärast muidu jäid need väga sellised jooned siit näha ja see ei olnud väga ilus. Aga muidu ma saan aru, naised tahavad taskuid omale. Eriti lastel maad on ju. Ja, just. Ja see mõte ongi see, et ma võin olla täiesti selline oversized kleit, seljas paned siia, ma ei tea, tennised juurde, mis iganes plätud. Ja samas paned selle võib-olla vöö peale ja kontsad ja võid ka niimoodi kanda. On jah. Kas te näete mind? Jah. Tule siia taha. Jah, ma väga näeks seda rohelist kaasu seljas. Ja see roheline on ka äge. Aga samas must ma saan aru, see on see, et ma viskan siia mingisuguse värvilise asja peale ja ma ei pea muretsema, et kas need sobivad oma vahel. Selles mõttes ülipraktiline. Ja samas näeb hea välja, et ei ole... Just. Ja kui ma kohtun sinuga ja sul on sama kleit seljas, siis see ongi äge. Sest me kuulume kokku. See on see kogukond. See on see kogukond. Nii, mis sa veel minuga teeksid? Nii, ma tahaks, et sa prooviksid nüüd seda siidikleiti. Nii on. Oh my god.
selle, kusjuures see on nii huvitav. Issand, kui ilus. Ma olin ju pildistamisel. Issand, kui ilus. Ma nägin seda Meljul seljas, mõtlesin, see on mingi uus toode, ei saanud arugi. Ei saanud aru, on ju. Ja siin on ka see, et võib nii ühekordselt kui kahekordselt peale. Mina kannan ühekordselt. Issand, see hele on sul nii ilus. See tume juba meeldis, aga no issand jumal. On ju, aga kuhu ma lähen selle kleiliga? Sünnipäeva teen? Sünnipäevale lähed, õhtusöögile, sa lähed reisile. Niimoodi, et sa oled kuskil, käid rannas, paned plätud jalga, võtad vöö ära, siis on selline igapäevasem. Julgen isegi minna randa. Mina olen küll reisidel käinud niimoodi. Aga ma olen... Ja poot, need on need detailid. Mina ütlesin, et lõhik peab olema, sest see teeb visuaalselt pikemaks. Rinnakatel naistele on mõeldud see veekaelus. Rinnakatele naistele on mõeldud veekaelus. Vaata, sa annab kohe nagu nii palju siit juurde. Mul sünnipäevakleit tulemas. Nii ilus on see. Ja see on nii ajatu, vaata, see ei ole trendikleit. Ma saan seda 5 aasta pärast ikka kanda, et ei ole see... See jääb teil nagu selliseks nagu põhitooteks ka? Jaa, see on, sest see on nagu nii populaarne see kleit. Jälle hästi erinevad naised ostavad seda. Nonii, hommikumantel. No imeilus värv. See on uus, on ju? See on uus. Noh, see roosa on ikka nii sinu roosa. See on nii minu roosa. On ja. Nii, ma vaatan nüüd seda suurust. Ma võin proovida teist ka. Mulle lihtsalt endal tundub, et samas on mõnus, kui see hommikumantel on niisugune... Just, oversize. Jah, oversize seda liikuvust seal, et kui sul on liika kitsast ümber, siis ta vaata siit hakkab sul just, nagu... Just, aga see kuidagi tundus mulle... Või noh, tundub mulle kuidagi... Mulle tundub, et see on hea tegelikult. Tada! Siinkohal ma ütlen küll, ma ise ei oleks osanud proovida seda. Ei oleks, jah? Ja vaata, kui lähe välja näeb. Issa, mulle nii meeldib. Jaa! Ja just see hele teksa. Jaa! Vaata, kui hästi läheb kokku, on ju. Jaa, mulle nii meeldib. See on tõesti ilus. Täiesti uskumatu. Ja ma ei oleks ise osanud panna seda komplekti kokku. Mega. Issand, kui ilus. Mulle nii meeldib. Ja nüüd ma annan sulle siukse asja, et kuidas näidata seda, et sa saad seda aastaringselt kanda. Sa saad panna omale merino pulloveri sinna alla. Ja mina kannangi nii talvel. Teksade või mingite vaba ja pükstega. Et siuksed maalähedased toonid. Ja see on samamoodi. See roheline. Issand, kui kena. Ja vaata, kui hästi need ka omavahel kokku lähevad ja see hele teksa siia juurde. Ja mõtlen jällegi, tegelikult tööle minna, lapsega viia lasteaeda. Just. Issand, kui ilus on niimoodi ka. Vot, ma räägin. Oh my god. Ja mõtlen, ise ma ei tuleks selle peale. Nii, sellepärast tulebki tulla targematega rääkida. Mega kena. Tead, mis mulle meeldib selle haru puhul hästi palju, mida sa ei tea tegelikult? Nii, ma huviga kuulan. Nad on ühevärvilised. Nad on ühevärvilised, see on päris hea point. Kusjuures, sest ma olen teleinimene ja ma teen palju videosid ja käin inimeste juures, siis tead, kui on värviline riietus, see võtab tähelepanu nii palju ära, et inimene kaob selle sisse ära. Jaa, see on väga hea, et sa seda ütled. Nii on. Sest teles on ka see. Ja selle mõttes see ühevärvilisus, see kvaliteet. Ja ma kujutan ette, et kui 7 aasta pärast me paneme siia need tooted välja ja nad näevad ikkagi head välja. See on nagu mahe, et sa ei kao ise sinna nagu sisse. See ühevärilisus on minu puhul täpselt see 5+. Sa näed nii hea välja. Mitte et see enne ei näinud. Jah, kusult see on, aga muidu on ka väga äge. Aitäh sulle. Nii äge trinke eest. Ja, me teeme uuesti seda kindlasti. Teeme. Uued tooted on tulemas, siis on vaja.